taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas heli abil mõõta pikkusi. Öelge meile, kui pikk on see voolik, mis teie laudade kohal ripub. Vooliku pikkuse leidmiseks on võistlejatel kasutada mikrofon, helisalvestustarkvara, vahendid heli tekitamiseks, joonlaud ja lehte. Ja selleks peate arvestama, et helikiirus sellel temperatuuril siin õhus on 340 meetrit sekundis. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Selle ülesande juures on kõige tähtsam kohe alguses teha tutvust selle vooliku puntraga, mis võistlejatel lae all rippus. Mis on eriti oluline, on aru saada, mismoodi tekitades heli, jõuab see heli läbi selle vooliku piisavalt valjult ja piisavalt äratuntavalt. Ja enne kui üldse hakkame mikrofoni asjasse segama, tasub katsetada enda kõrvaga. Panen ühe vooliku otsa enda kõrva juurde ja teise teen heli. O, 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 o. Panen sellega siia mikrofoni juurde, vaatame, kas teiega kuulete. O, o. Võib-olla kuulsite, et mingi heli jõudis kohale viivitusega, aga osadest helidest ei olnud üldse eriti midagi aru saada. Näiteks, kui teen mõnda pikemat heli, seesama o, a, kõik sellised asjad, mis ei ole konkreetsed. Kui ise proovin kuulata enda kõrvaga o, e, u, siis kuulen küll mingit kaja, aga tegelikult ei erista eriti, millal nüüd jõudis minu kõrvu, kas see heli, mis tuli otse minu suust või see, mis tuli läbi vooliku. Ja kui mina ei suuda enda kõrvaga vahet teha, siis ei suuda ka me sealt helipildilt seda hiljem välja lugeda. Sest kui mõlemad helid veel kestavad ka samal ajal, siis need lihtsalt matavad üksteist teineteise alla. Milline siis on hea heli? Hea heli on võimalikult järsk ja võimalikult lühike. Võistlejatel oli laua peal kasutada näiteks puitklotsid. Mul on siin 2 puitklotsi, nad on küll ära värvitud. Kui neid kokku löön, siis tuleb selline heli. Saan teha niimoodi. Saan teha niimoodi. Saan teha niimoodi. Ja võib-olla mõni moodus veel. Nendest tuleks nüüd valida see, mis on kõige järsem ja kõige lühem. Üldiselt tasuks mõelda selle peale, et millest heli tekib. Heli tekib, kui 2 pinda saavad omavahel kokku ja kui need pinnad on suured, ehk neid kontaktpunkte on palju, siis võib sealt tekkida ka heli paljudel erinevatel hetkedel. Meie kõrvu kõlab see küll suhteliselt ühtlasena, aga sellegi poolest võib see heli tegelikult osutuda pikemaks, kui me tahame. Näiteks see sama plaks, kui ma löön 2 prussi pinda tervenisti omavahel kokku. Või kui proovin teha justkui kõlapulga lööki niimoodi, et need pinnad, mis kokku saavad, on täispinnad. Kui võrdlen seda lööki sellise löögiga, kus panen nurgad omavahel kokku, siis see nurkade löök on palju konkreetsem. Meil saavad kokku 1 punkt siit pulga pealt ja teine punkt siit pulga pealt ja see on ainuke kontakt, mis tekitab heli. Seevastu niimoodi pulki kokku lüües saavad kokku siin 1 punkt, teine punkt, 3 punkt, 4 punkt, 5 punkt, 6 punkt, vastavalt mis nurgal ma parasjagu seda pulka hoian. Ning nii võib ka see heli olla pisut pikem. Seega tasuks eelistada siin näiteks sedasama nurkade kokku löömist. Kuid kas valida puidust klotsid või kasutada metallesemeid? Mul on siin ka 2 mutrit. Kui löön neid omavahel kokku, siis tuleb suhteliselt ilus, kiire, terav heli. Ning metalli puhul ongi eeliseks see, et metall on palju jäigem kui puit, mis tähendab, et see põrge 2 objekti vahel kestab palju vähem aega, mis tõttu ka see heli on palju lühem. Seega metalli võiks tõepoolest kasutada. Küll aga võib metall vahel jääda pisut nii-öelda kumisema, mis tõttu võib jälle see heli osutuda pisut pikemaks. Kuid usun, et meie katses see määravaks ei osutu. Seega nii puidu kui metalliga saab tekitada piisavalt lühikest heli. Kuid nüüd ongi küsimus selles, kas see heli jõuab ka vooliku otsast sisse nii, et ta teisest vooliku otsast välja tuleks. Kuidas seda katsetada? Jällegi, kõige lihtsam. Las üks võistkonna liige võtab selle vooliku, paneb enda kõrva äärde ja las teine võistkonna liige
proovib tekitada mingit heli vooliku teises otsas. Ükskõik millist. Seesama. Kas see heli üldse on võimeline läbi selle vooliku kohale jõudma, ehk kas ta on piisavalt vali ja kas teda on piisavalt hästi võimalik suunata selle vooliku otsast sisse. Kui ei ole, siis me lihtsalt ei saa mitte midagi teisel pool mõõta. Mina avastasin katsetamise käigus, et kõige lihtsam on teha lihtsalt suu, lae ja keelega selline plõks. Väga ilus, konkreetne, sirge joon ja ta ei kesta ka kuigi palju. Mis kõige parem, ma saan enda suud kasutada selleks, et suunata see helilaine ilusti vooliku otsast sisse. Ning kui võtan ühe vooliku otsa ja panen selle enda kõrva äärde ning teise teen plõksu, siis kuulen seda plõksu väga ilusti ka siit teisest otsast. Nüüd peaksingi siia lihtsalt ühendama mikrofoni ning proovima leida, kaua see heli siit läbi läheb. Mikrofoni paigutamisel on nüüd vaja mõelda, kuidas saaks ta siia panna täpselt nii, et heli võimalikult hästi mikrofoni jõuaks. Selle jaoks tasub katsetada, mis külje pealt rääkides see mikrofon üldse heli kõige paremini endasse võtab. Ning teine asi, mida tasub katsetada, on see, kas äkki ei pea ma üldse otsima seda kohta siin vooliku ees, vaid ehk saan ta panna lihtsalt otsapidi siia vooliku sisse. Nüüd jõuab heli, mis voolikust tuleb, kindlasti mikrofonini ning tasubki proovida, kas niimoodi see katse töötab. Teine asi, mida tuleb proovida, on see, kas mikrofon suudab endiselt valjusid helisid püüda ka väljast poolt voolikut. Sest meie katses on oluline, et sellel hetkel, kui heli teeme, jõuaks ka see heli mikrofoni, et saaksime ära registreerida selle hetke, mil tekitasime heli. Seejärel levib heli läbi selle vooliku siin ning jõuab uuesti mikrofoni ning ka see hetk on meil vaja ära registreerida. Seega peame ära katsetama, kas mõlemat moodi heli mikrofonini jõuab ning kui jõuab, siis saamegi teostada mõõtmise. Hoian mikrofoni siin sees ning panen programmi salvestama. Kui on vaikus, siis heliprogramm näitab ainult kriipsu, kuid kui räägin, siis tekib minu heli valjudusele vastavalt siia sellised kujundid. Juba näemegi, et kuigi mikrofon on mul vooliku sees, siis ikkagi suudab helituvastusprogramm minu heli kinni püüda. Ning nüüd peame vaid proovima, kas ta suudab püüda ka heli, kui räägime teisest toru otsast sisse. Eriti hea oleks, kui saame nüüd selle otsa viia pisut kaugemale, et testida, kas ainult siit kaudu heli mikrofonini jõuab. Laulsin siia 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 ja nagu näeme, siis see heli jõudis tõepoolest mikrofonini ja veel väga valjult. See on sellest, et suunasin käega heli otse siia voolikusse ning ei lasknud tal väliskeskkonda levida. Nüüd siis peame need kaks asja omavahel kokku panema. Hoian mikrofoni, mis on vooliku sees, endale piisavalt lähedal, et minu suuga tekitatud heli jõuaks siia ning ka teist vooliku otsa hoian enda suule lähedal. Ning nüüd teeme ühe klõpsu. Kui vaatad hoolikalt seda helipilti, siis näed, et sinna tekkisid kaks järjestikust pisikest piiki. Need ongi need piigid, mida meil on selle ülesande lahendamiseks tarvis. Teen paar klõpsu veel ning vaatame siis lähemalt, kuidas täpsemalt saame neid piike ära kasutada. Ning panen stopi. Selleks, et eriti hästi saaksime aega hinnata, siis saame siit alt valida Start and Length of Selection. See tähendab seda, et me siin näeme ära juba, kui suure ajalise kestvuse oleme valinud. Ning võtamegi nüüd selle esimesed kaks piiki ja zoomime sinna sisse. Nende helilainete juures on oluline, et märgiksime ära mõlema laine puhul konkreetselt määratud ajahetke. Kõige kindlam on seda teha selle heli algusaja järgi. Ehk võtame selle esimese piigi ja selle kõige alguse ning märgime ära vahemiku kuni teise piigi alguseni. Sisse suurendades ei paista need piigid enam üldse kuigi piigid, kuid endiselt saame mõõta ära aja ühe algusest teise alguseni ning praegu märgitud vahemik vastab 0,087 sekundile. Selleks, et olla oma mõõtmistes kindel, peame tegema ka kordusmõõtmised. See on ka põhjus, miks tegin mitu plõksu selle toru sisse. Nüüd saame lihtsalt ajaliselt edasi kerida ning vaadata, kui kaua võttis aega seal kahe piigi vahe. 7 kordusmõõtmisest 6 puhul oli ajaline kestus
0,087 sekundit ning ühe puhul 0,088 sekundit. Arvutamegi nüüd välja, kui pikk pidi voolik olema nii 0,087 kui ka 0,088 sekundi puhul. Lisaks äsja mõõdetud aegadele on meile ka teada, et peaksime arvestama heli õhus levimiskiirusega 340 meetrit sekundis. Seega meil on olemas kiirus ja aeg ning me peame leidma selle tee pikkuse, mille helilaine läbib. Ehk sisuliselt saame kasutada tavalist kiiruse valemit. V on võrdne S jagatud T-ga. Ehk kiirus on võrdne tee pikkus jagatud ajaga. Siin tähistab S meie vooliku pikkust ning selle vooliku pikkuse saame leida, kui korrutame kiiruse ajaga. 0,087 sekundile vastaks vooliku pikkus 29,58 meetrit ning 0,088 sekundile vooliku pikkus 29,92 meetrit. See tähendab, et iga 0,001 sekundiline erinevus vastab 34 sentimeetrile vooliku pikkuse erinevuses. Mõõte täpsuse määras siinjuures ära heliprogrammi täpsus ning kõikidele võistkondadele antud voolikutega oli kenasti võimalik saada mõõte tulemused, mis ühtisid õige vastuse piirkonnaga. Rohelised küll oma esimese vastusega kiirustasid pisut ning jäid täpselt sellest mõõte piirkonnast välja, kuid see näitabki, miks on tarvis teha alati kordusmõõtmisi. Kordusmõõtmiste tulemusena jõudsid nad oma keskmise tulemusega väga ilusti õige vastuse piirkonda.